Leonhard Lapin. Ega minul mingisugust unistuste maja ei ole, minu unistuste maja on siin ja praegu, tähendab, kui ma olen siin ateljees ja teen tööd, siis tead, ja see ongi minu unistuste maa, mina ei loo endale illusioone. Seda ongi minu lõpetanud zen, sellepärast ma buddhismiga olen tegelenud aastakümneid, et see ütleb väga ilusti. Vaata tõine näkku ja see on õpetanud mind aga väga rasketest situatsioonidest üle saama, sest ausalt öeldes kogu see nõukogudeaegne elu oli mul ikka üks suur draama. Väikese Leonhardi ema oli õmblustöökoja juhataja. Nii mõtles Lapin minna Erkisse moodi õppima. Aga Lapini vend, kes oli keemik, leiutas nõukogude närimiskummi. Ütles nooremale vennale, et tead, need kunstnikud käivad minu käest kogu aeg raha laenamas. Mine õpi parem arhitektuuri. Ja Lapin läks. Temast sai avangardist. Tõi Malevitši käest eesti keelde sõna arhitektoon, mis tähendas tuleviku inimese kodu. Ja seda kodu, seda linna ja oma ruumi Lapin ka otsis. Ta kuulus noorte vihaste arhitektide põlvkonda, kes kutsusid end Tallinna 10. Rühmituse põhisõnum oli, et arhitektuur on kunst, mitte ehituse ripats. Ning tulevik jõudiski kätte, valmisid Lapini majad. Ja kuna Lapinil oli soov ühendada masinat ja inimest, siis näevadki tema majad välja, nagu oleks kokku saanud kellegi sihvakas säär ja hammasratas. Iga inimene peab uskuma sellesse, mis temasse ilmub, et see kirjavus, mis meie ümber, see lihtsalt meile vaatamiseks, aga mitte kasutamiseks. Nii nagu meil üle kasutamiseks kõik selle maailma rikkused ja kõik selle maailma osanaga toidud ja joogid ja naised ja mehed ja. Martsipan, matsutan, portselan, patsutan, martsipan, märts. Martsipan, matsutan, portselan, purts. Avangardist Eedi pistis nahka suhkrupeedi. Avangardist Leeni leidis metsas palju seeni. Kunstitekste kirjutas Lapin oma nime all, aga luuletajana oli tema nimeks Albert Trappež. Avangardist Jüri eila öösi suri. Avangardistid nad kõik avangardi kolhoosist. Igal töös oma lõik, võimalus õnneloosis. Ka tema graafikas saavad kokku inimese ja masina ilu. Oma õpilastele õpetas ta eeskätt joone tõmbamist, mis polegi nii lihtne.